ja peale seda kirjutada natukene shell skripte, et teha pisike backupi skript, mis siis näiteks meie FTP serveri sisu või kodukahvsta sisu kuhugi mujale ümber kopeerib. Ja kõigepealt, kellel ei ole FTP klienti oma luuskmasinas, mis võiks tõmmata. Mida sa soovitad? Näiteks WinSCP, kui sul Windowsi peal jookseb. Ei jookse? Ei jookse, mille peal sul jookseb? Mul on Linux. Linuxi sees on Linux. Ei, no mul ongi ainult üks Linux. No, failsiga. Mul on Windowsiga enam seda. Kuidas selle akna suureks sai? Või normaalne mõetudest? Sul on värskene siin. Jah. Võtad siit devices menüüst insert guest editions save image. Kui sa oled sisse logid. Oota, ei teine. Nii, file manager ja... Kus kohas see nüüd oli? Devices menüüs insert guest editions. Okay. See on mingi selline universal või? Autorannes saamist käivitada. Autorannes saa, jah. Ja peale seda on restart. Kõigil on FTP klient olemas. E-võig. Meil ei ole. Teil läheb olla. Vaatame hetke veel. See saab ka mõnus suure ekraani. Palju paremaks siis. No, vähem on näha selle kirjas, et terminalist praegu. Tiimkule. Enam-vähem on kirjane. See sinist värvi? Seda valget. Valget, okei. On ikka? Kurs on sinist värvi? Või see asjandus? See asjandus on sinist värvi? See asjandus on sinist värvi.
See asjandusele ka enam siis tohi. Okei. Aga kui nüüd kõik on valmis, siis esimese asjana paneme siis FTP serveri peale. Mis on siis apt-get install FTPD. See on see server, mida me täna kasutame. Mis asi see installida tuli? ProFTPD. Standalone konfiga, nüüd on nii kaugele olete jõudnud. Space'iga saab okei vajutada. Ja kui installitud saab, siis kontrolliks kirjutada sudo service FTPD staatus. Kas kõik jõudsid serveri peale panna? Ootan natuke. Korras. Just. Nii. Kui on peal ja näha, et jookseb ka kenasti, siis konfio. Sudoga koha. ITC, conf. On kenasti confi faili, mis seal esialgu meid huvitavad paar üksikut parameetrit, mis me siin muudame. Kerime allapoole siin natuke. Näiteks server name. Selle võime ära muuta. Selle võib panna mis iganes hingi haldab. Server type näitab siin ka, et meil on standalone server. Järgmine asi, mida muuta või mida vaadata kõigepealt. Default root. See parameeter määrab selle, et kui me Linuxi kasutajaga sisse logime serverisse, siis lukustatakse meid selle kasutaja kodukausta. Et me ei pääse suvalistele failidele ligi, ei saa süsteemi maha kustutada või midagi muud kurja teha. Nii et selle kommenteerime sisse kenasti. Ja allpool on meil veel passive ports, mida kasutatakse FTP-s passiivse režiimi jaoks. Ja passiivset režiimi kasutatakse näiteks faililoendi saamiseks. Kuna siin on virtuaalmasina jaoks ikka päris pirakad numbrid ja suur vahemik,
siis ma mõtlesin, et panen siia 21.21 kuni 21.22. See on testmasin ja ilmselt ühendusi ei tule nii väga palju, et me peaks ilmselt suure vahemiku panema siia. Aga kui me tahame masinast ligi pääseda, siis on vaja mingisugune vahemik panna ja siis hiljem ümber suunata. Nii, siin on ka lihtsalt port näha. See on siis FTP vaikimisi port 21. Ja et me saaksime ligi õhust masinast on veel vaja masquerade address ka muuta. Sisse kommenteerida kõigepealt, relli teist ära võtta ja siis kirjutada siia 127.0.1 punktidega eraldatult. See põhimõtteliselt tekitab sellise olukorra, et server kuulabki sealt aadressilt omale sisendit. Ja kuna me pöördume pärast host masinas sellele aadressile, siis localhosti aadressile, ja see suunatakse ümber virtuaalmasinale, siis see paneb ühenduse toimima. Kui see on ka salvestatud ja tehtud, salvestame ära Ctrl-O-ga. Võtame terminalis Ctrl-Shift-T-ga uue tabi näiteks. Siis ei pea panema confi kinni, kuna me pärast muudame selle veel asju. Võtame uue tabi ja teeme sellele teenusele restardi. Siis võtame põhimõtteliselt sama rea, mis siin enne oli, aga staatuse asemel kirjutame restart. Service käsuga Ubuntus tehaksegi erinevatele pidevalt jooksvatele teenustele starte, käivitatakse neid, peatatakse neid ja vaadatakse, mis nende parajasti staatus on. Teeme selle restardi ära. Kõik on okei, loodetavasti ja maskeerib ennast 127.0.1 ära. Nii, nüüd võtame korra VirtualBoxi alla. Võtame nendel, kellel on loomulikult VirtualBox, tõesti pole vaja. Võtame selle jooksma masina, selle seadet lahti ja network. Ja siin on port forwarding nupp. Teeme selle lahti ja loome paar reeglit. Esimene reegel on lihtsalt FTP jaoks nimi ja oma tähtsust. Kus päris masinas peaks seda? Päris masinas ei ole vaja seda teha, kuna päris masinas läheme nii või teisiti local hosti pihta serveriga. Ja seal ei ole midagi, mis blokeeriks. Aga virtuaalmasinates või siis pärismasinates, mis juhtuvad olema NAT ühenduse taga, ehk siis on mingisugune ruuter, mis tõlgib aadressi ümber, siis on vaja seda teha, et pääseks väljapoolt ligi. Okei, tegime siin reeglit, paneme protokolli TCP-ks, host IP tuleb 127.0.1 jällegi, port tuleb 21 ja VirtualBoxil vaikimisi guest IP on 10.0.2.15 ja suunatud port on endiselt 21. Ja siis teeme neile kahele passiivse režiimi pordile sama asja ära, mis siin olid.
B-klassi 1. Jällegi 127, 0, 1. Seekord siis kord 21, 21. Ja kolmas veel, kuna meil on 2 kordi raadiuses passiivsete punktide jala. Nii. Nüüd peaks meil olemas olema suunamised. Kuidas me seda testida saame? Võtame oma FTP kliendi lahti. Ma kasutan WinSTP-d. Kasutaja nimeks Lapik, nagu meil Linuxi kasutaja on. Rooliks ka Lapik. FTP protokoll port 21. Hostname'iks võib olla localhost või siis võib olla 127.0.1. Need on sama asi. Ja sain sisse. Peaks olema nagu sama koht, mis meil asub. Mida? Siin. Kas teised said oma serveritesse ka sisse? Ei. Saanud? Kui kellelgi on probleeme sisse saamisega, siis võiks küsida, siis ma saan nagu aidata ka. Okei, mul ei ühenda millegipärast veel. Kui me saame nüüd sisse siia, siis võime edasi konfida. Teeme nüüd niimoodi, et me saaks lisaks Linuxi kasutajatele ligi ka suvalise anonüümse kasutajaga. Selleks võtame terminali. Teeme mingisuguse kausta anonüümsetele kasutajatele. Mina teen oma kausta niimoodi. Sudo mkdir -p. -p tähendab seda, et kui on mingisugused vahepealsed kaustad seal, mida ei eksisteeri, siis ka need luuakse automaatselt ka. Ma panen oma kausta var FTP public incoming. Kuna juba var FTP-d ei eksisteeri, rääkimata siis seal all incomingust, siis H-ga tehakse kõik need 3 kaustad. Tegime kausta ära. Paneme sellele omanikuks ProFTPD ja grupiks NoGroup. Nende grupide alt, nende kasutaja grupi alt ProFTP vaikimisi jookseb. Ehk siis sudo chown rekursiivselt, ehk siis kõik 3 kausta. ProFTPD ja grupiks NoGroup ja kaustaks var FTP. Vaatame üle, mis sai sellest.
ja teeme veel ühe asja ära, ehk siis teeme incoming kausta kõigile kirjutatavaks. Tavaliselt FTP serverites avalikes kaustades ongi selline kaust nagu incoming, see võib suva muu nimega ka olla, aga meil on ta standardne incoming ja sinna saavad siis kõik kirjutada. Ja selleks teeme sealt sudo chmod 0777. 0777 tähendab seda, et kõigil on kirjutusõigus lisaks lugemisele ja käivitamisele. Kaustadel on käivitamisõigust vaja, nii et kedagi see täpsem seletus huvitab, siis Google aitab, et miks 0777. Ja FTP public incoming. Ma kontrollin oma üle ka. On kõik õigused antud, mis on võimalik. Võtame uuesti lahti oma ProFTP konfiguratsiooni. Sellise monoga käsiksid. Ja kerime suhteliselt lõppu siin failis. Üks hetk hakkab siin selline anonüümus näidisblokk. Mida me teeme on, esiteks muudame selle Chrome FTP siit ära. Kirjutame siia oma var FTP public. Ja seejärel kustutame, paneme kursori reaalsusesse, kustutame igalt poolt trellid eest ära siit. Välja arvatud neil redadel, mis peavadki kommentaariks jääma. Neil on juba nii või teisiti 2 trelli. Ja samuti see osa, mis on uncommentis brave. See teeb meie selle avaliku kirjutatava kausta aktiivseks. Üsna pole hetkel välja nägema. Kuni anonüümus lõpublokini. Nüüd on korda alguses. Kuidas? Jah, nüüd on. Ühesõnaga, meil määratakse siin anonüümselt sisse logituna see kasutaja, mille omad tunduvad kõik failid olevat. User real, group real sama grupi kohta. User alias teeb meil niimoodi, et lisaks sellele vaikimisi anonüümus kasutajale on meil ka FTP kasutaja, millega me saame samamoodi ilma paroolita sisse logida. Siin on, nagu kommentaar ütleb, kosmeetilised muudatused. Need parameetrid veel, mida hetkel ei ole olulised, aga kuna nad siin näidiskonfis olid, siis võivad ka jääda. Põhimõtteliselt neid väga vaja ei ole. Siis on mingid login sõnumid ja siis piirame ära kirjutusõiguse selles var FTP public kaustas, aga
järgmise directory blokiga lubame selle incoming kaustas. Kui ma näen, siin on incoming directory kohta. Ja loodame, et läks nüüd õigesti välja kommenteerimine, sisse kommenteerimine. Salvestame ära kontrolli-hooga. Ja teeme jälle restardi. Vaatame kaugele jõudis. Jälle töötab. Login omal FTP-st lapiku kasutajalt välja. Enamikel FTP klientidel peaks olema linnuke anonüümseks siis logimiseks. Selle paneme, siis ta kirjutab ise siia anonüümus ja parooliks paneb vist mingisuguse suvalise emaili aadressi tavaliselt. Ja kui me nüüd siin sisse lähme, saamegi oma avaliku kausta sisse. See ei ole enam ühegi kasutaja kodukaust, vaid see ongi see sama FTP public kaust ja siin sees on incoming kaust. Ja me võime nüüd proovida, kui me lähme incoming kausta sisse. Võtame mingisuguse faili, võtame näiteks WinSTP enda setupi. Panen siia. Upload töötab. Samas siin kaustas ei tohiks töötada. Siin ei tööta, siia ei ole lubatud. Kas kõik nii kaugele jõudsid? Ma ei jõudnud. Kas sul tekkis mingi mure või sa lihtsalt ei jõudnud? Proovisite midagi oma virtuaalmasinasse uploadida ka? Jah. Tubli. Ühe pildi välja siin tahtaks kaasas kõrsa. Põhimõtteliselt, kui te tahate väga keeruliselt omale virtuaalmasinasse ilma VirtualBoxi feature'id ära kasutamata mingisuguseid faile lükata, siis see on üks võimalus. Aga on lihtsamaid võimalus. Aga kui te tahate kodust FTP serverit, siis see on ainus võimalus. Nii. Vaatame, mis meil plaan edasi käib. Teil on backup'id oma FTP serverist. Võtame lahti uuesti oma VirtualBoxi konfiguratsiooni. Võtame seekord storage lahti. Võtame selle toreda SATA kontrolleri siin. Okei, veel ei võta. Kõigepealt teeme shutdowni oma virtuaalmasinale. Shutdown on tehtud. Siis võtame seaded lahti ja storage ja SATA ja selle parempoolse nupuga lisame mõne uue ketta siia. Kõik vaikimisi valikud kuni ketta nimeni, selle võite ka jätta nii nagu on või siis kirjutate midagi. No, ma kavatsen seda siin backup'iks kasutada, siis ma backup. 8 giga on meil esialgu täitsa okei. Kui ta dünaamiliselt teeb, siis me selle ketta ära. Nüüd on meil virtuaalmasinas teine ketas veel. Kõik jõudsid selle ära teha.
kes ei jõudnud seda ära teha. Panen virtuaalmasin uuesti käima. Terminali. Võtan selle toreda faili ka lahti, et kenasti näeks, mis käske kirjutama hakkab. Kuna meil on uus ketas, aga see on täiesti formaatimata ja Linux ei tea sellest või midagi, siis nendel on natuke igav, kellel on oma Linux ei toimi VirtualBoxis see asi, aga nad võivad lihtsalt vaadata, mis me teeme. Kõigepealt vaatame, mis kettad meil üldse saadaval on. Sudo fdisk -L ehk siis list. Meil on saadaval meie süsteemi ketas, on partitsioonidega. Ja see on meil saadaval mingisugune dev STB, mis on 8 giga ja mille kohta nagu muud ei teagi. See ongi meie uus ketas. Me tahaks nüüd selle kasutusele võtta. Ehk siis kirjutame veidi toredama fdisk käsu. Sudo fdisk dev stb. Siin tuleb meil kena fdisk programm ette. Võime helpi vaadata või kui me ei viitsi seda teha, mingi päris palju aega juba läinud. Vajutame N-tähte. Vajutame P-tähte. Vajutame Enterit. Vajutame veel Enterit. Vajutame veel Enterit. Ja siis vajutame siis veel. Ja nüüd on meil võimalus uuesti vaadata sudo fdisk L käsuga. Et nüüd juba nagu tunneb ära, et midagi oleks. Aga kahjuks ei ole veel failisüsteemi peal, nii et teeme selle ka. Teeme X4 tüüpi failisüsteemi, mis tänapäeval Linuxitel peamiselt kasutuses on. Nüüd kirjutame dev stb1, kuna siin on meil dev stb1. See 1 on siis seal esimene partitsioon selle kettaga. Teeme selle ära. Meil on ka failisüsteem olemas. Aga kuidagi tahaks kettale ligi ka pääseda. Lihtsalt dev stb1-ga ligi ei pääse. Nii et mountime ära. Mount tähendab siis seda, et pannakse ketas, füüsiline ketas lingitakse mingisuguse kausta külge. Niimoodi, et kui sa sinna kausta lähed, siis sa näedki, mis seal kettal on. Kõigepealt teeme selle kausta. mkdir. Tavaliselt MNT või siis meedia kaustas on need erinevad kettad.
aga kui mujal mahtida, me teeme MNT ja paneme backup ghost animeks. Ja lõpuks mahtime oma uue ketta sinna kausta. Selleks on siis sudo mount dev stv1 ja tühike siis on MNT ja backup. Kui me nüüd vaatame, mis toimub MNT backup kaustas, siis seal on kena lost and found kaust, mille failisüsteemi loomine juba teeb. Ehk siis meil on see ketas kenasti küljes. Backupide jaoks ma soovitan kasutada sellist käsku nagu rsync. Võib ka lihtsalt CP-d ehk siis copy't kasutada, aga rsync on veidi targem. Ta oskab esiteks ka teistesse serveritesse otse juba lükata selle backupiga failid ja samas ta oskab ka need failid kokku kompressida, mis teeb loomulikult faili edastuse veel kiiremaks. Selleks, et natuke tutvuda sellega, mis asi see rsync on, siis me kirjutame terminali man rsync. Man käsk on siis lühend manualist ja praktiliselt kõigil Linuxi käskudel on dokumentatsioon selles vormis kaasas. Sellist lehte, siin saab nooltega kerida nagu ikka. Ja siin on pikalt kirjutatud, mida rsynkiga teha annab, mida temaga teha ei anna, mis parameetreid me saame kasutada. Kuskil siin sügavustes parameetrid algavad. On meil paar parameetrit, mida me hakkame kohe kasutama. Esimene on verbose, ehk siis näitab rohkem teksti meile selle kohta, mida ta teeb. See on ka üsna standardne lipuke, mis Linuxi programmidel olemas on. Teine on A, nagu archive. See pakib siis, see ei paki, vaid see säilitab kõik failide õigused, omanikud, sümboolsed lingid, mis iganes vähegi failisüsteemi parameetrid failidel küljes on. See on backupide jaoks just eriti kasulik. Veel on meil kuskil. Nii. See on siis human readable ehk siis kõik failide suurused ja asjad näidatakse megabaitides, mitte lihtsalt baitides, megabaitides, gigabaitides vastavalt vajadusele. Ja siis on meil ka kuskil Z. Ja Z on siis see, mis ütleb rsyncile, et pakime kõik failid kokku, siis on lihtsam neid transportida. Man lehelt saab välja Q-tähega. Nii. Proovime käsitsi nüüd selle backupi praegu ära teha lihtsalt failidena. Selleks saame teha sudo. Kuna me kopeerime uuele kettale, kus meil ei pruugi endale õigusi olla. Rsync, kriips, need 4 parameetrit, mis me otsustasime anda. A, V, Z ja H. Ja võtame siis oma var FTP kausta kogu täiega. Ja lükkame ta
MNT backup GitLab, kellel siis on oma Linuxid, siis võite teha selle get tasemel mingisuguse suvalise kausta, kuhu te saate asju lükata backupiga. Näitab meile kõik, mis ta kopeeris, kui palju saadeti, mis kiirusega, ja see on ka päris fancy. Aga backup üldiselt käsitsi on üsna pain in the ass teha. Nii et vaatame, mis asi on cron. Vaatame sellist faili nanoga või siis mis editor teile meeldib. Seekord sudot ei ole ette aega, enam ainult vaatame. Esialgu etc cron tab. Cron on siis selline programm, mis jookseb iga teatud aja tagant ja täidab talle ette antud käsud. Cron tab failis on siis meil näha, et siin on minutid, tunnid, kuupäev, kuu ja day of week ehk siis nädalapäev. Ja me saame panna oma skripti siis üsna täpselt niimoodi jooksma, nagu meile sobib. Ma näitan seda täpsemalt pärast, aga kommenteerin siin näiteks seda rida, ehk siis Cron Weekly kaustast kõik skriptid, mis seal on, käivitatakse iga kuu, tähendab iga nädala 7. päeval. Siin on siis suvaline kuupäev, suvaline kuu, 7. nädalapäev, kell 6:47 hommikul. Pärast me lisame siia oma skripti. Pikalt enam ei lähe siin. Paneme praegu selle Ctrl X-iga kinni. Ja oli see küsimus? Ei. Teeme siis oma skripti, mis meil, ütleme siis, igapäevaselt backupi teeb meie FTP kaustast. Ma teen seda jälle nanos. Sobib, kui ma teen selle oma kodukausta siia. Teen lihtsalt uue faili, nano backup.sh näiteks. Shell skripti faili alguses käib selline väike kommentaar. Pannakse trellid, siis pannakse hüüumärk, siis pannakse bin ja sh või siis võib ka bin bash olla. See põhimõtteliselt ütleb opsüsteemile, et seda skripti tuleks jooksutada sellise asjaga, ehk siis meie terminaliga. See on seal alguses olemas, siis me võime lihtsalt kirjutada, mis me tahame. Ja me tahame teha sellist asja. Kas see rida algas trelli ja hüüumärgiga? Jah. Lükka see terminal, et mis parem. Ma kirjutan selle sama asja siia ka. Sest Linuxist mõndagi tean, aga ma ei tea, kuidas terminalis fonti suuremaks teha peast. Nii, bin bash. Peale seda ma nüüd natuke pikerdan endale ka. Üks hetk.
teeme siia kohe väikse muutuja, mis oleks siis kuupäev. Näiteks niimoodi. Sellise asjaga saame põhimõtteliselt võtta kuupäeva. Ja võime kohe lihtsalt proovida ka, et see töötaks. Ekoda välja selle. Panen talle X-õiguse külge, ehk siis executable. Ja okei, ta ei pea seda tegema, lihtsalt tahtsin kontrollida, et see töötab. Apparently hetkel ei tööta. Nii töötab. Ühesõnaga siia tuleb veel $1 ette panna. Sellega me saame oma muutujas selle kuupäeva. Sellega on hea teha omale iga kord siis vastavanimeline fail. Seda me nüüd teemegi. Ja seekord me pakime ise käsitsi arhiivi kokku kogu selle kausta. Siis on veidi lihtsam sellega majandada. Seda me teeme niimoodi, et tar käsk, compress, reserve, basic 2 formaat ja ma ei mäleta, mis F oli hetkel, aga seda oli vaja. Ja siis paneme arhiivi nime, mis me tahame luua. Me loome siia näiteks backup date.tar.vs2 ehk siis seda tüüpi arhiiv sellise nimega. Ja me teeme selle arhiivi oma FTP kaustast. Ja kui me oleme selle kokku pakkinud, siis peale seda me saame oma R-sync käsu kirjutada. Ainult, et seekord mitte siis kausta pealt, vaid võtamegi samade parameetritega, aga backup date.tar.vz2 ja lükkame selle oma MNT backup kausta. Aja pärast võime siia ka kirjutada, et näiteks backupi tehakse. Echo käsk prindib siis terminali välja selle, mida meil vaja teha. Selline lihtne skript praegu. Kopeerin omale ka siia selle. Salvestan ära. Ja siis üks asi, mis mul ennist tegemata jäi, nüüd võiks ära teha, et me saaksime parema tulemuse, siis teeme sudo rm, suur R väike mnt backup tärn, siis teeme selle backup kausta uuesti tühjaks, kuna me sinna ennist kopeerisime asju. Teeme praegu tühjaks, vaatame, kas
meie skript töötab. Skripti käivitatakse siis niimoodi, et kui ta on samas kaustas, siis pannakse punkt ette, kaldub kriips ja siis skripti nimi. Printis meile välja, et backupi tehakse. Mis see executable'iks tegemiseks või? Executable'iks tegemiseks läks vaja Sigmod pluss Sigmod pluss X ja pluss X, kui ei ole uud ees, siis ta on nagu kõigile kasutajatele ja gruppidele selle executable'iks Sigmod pluss X ja siis backup.sa. Ja noh, üks hetk. Aha, mina sain siin natukene errorit. Ma tean, mille pärast ma errorit sain. Ma sain errorit sellepärast, et ma ei pannud skripti käivitades siia ette sudot. Kuna MNT backup kaust ei ole minu oma, siis mul ei ole nagu endal õigust sinna kirjutada. Aga kui ma niimoodi teen sudoga, siis läheb kõik ilusasti läbi. Ja vaatan ka sinna MNT backup kausta. Siin on nüüd uus arhiiv tekkinud. Ja viimase asjana, kui me tahame selle nüüd automatiseerida, siis me teeme lihtsalt niimoodi, et me teeme sümboolse lingi oma skriptist siit. Meie skript asub siis PVD käsuga saab vaadata, kus kaustas me oleme. PVD käsuga vaatame, kus kaustas me oleme. Kellel on virtuaalmasin, siis me oleme home lapik kaustas arvatavasti. Kui ei ole, siis kuskil mujal, igatahes meil läheb vaja seda. Me kirjutame siia LN ehk siis link. Kirjutame kriips S ehk siis sümboolne. Ehk siis põhimõtteliselt teeme shortcuti sellest failist kuhugi mujale. Kuna sümboolsed lingid on sellised väga tundlikud, siis me paneme siia selle täispika aadressi sellele failile. Siis oleks siis minu puhul selline. Ja me lingime selle sellisesse kausta, nagu on etc cron.daily, kuna me tahame iga päev teha seda. Nagu näha, siis siin kaustas on terve rida juba skripte lingitud. Me paneme oma skripti sinna juurde. etc cron.daily. Me paneme backup, kes tahab, võib sinna SA lõppu panna, aga see ei ole oluline. Sealt käivitatakse niikuinii kõik skriptid. Ja loomulikult seda tuleb ka sudoga teha, kuna etc kausta meil ei ole kuskile õigust kirjutada muidu. Teeme selle ära. Vaatame uuesti, mis meil cron.daily's on. Meil on link siia. Ja iga päev siis käivitatakse meie skript, tehakse uue kuupäevaga arhiivifail ja meil on backupid olemas. Ma nüüd lõpus rääkisin suhteliselt kiiresti, et kas kellelgi tekkis küsimusi, jäi midagi arusaamatuks, jäid kuhugi pooleli. Kui ei, siis mul igatahes rohkem rääkida näitab ka tänaseks.